Kangad nüüd omakorda jagunevad siis laias laastus kaheks. On sünteetilised kangad ja lisaks on siis naturaalsed kangad. Et naturaalne kõlab alati väga hästi, meile tundub, et kui sa küsid, kas sünteetiline naturaalne, kindlasti naturaalne. Aga tegelikult kasutamise puhul on siin väga oluline vahe. Üldjuhul on niimoodi, et sünteetilised kangad on natukene vastupidavamad ja oluliselt lihtsamini hooldatavamad ja ka sealjuures puhastatavad. Lisaks siis jagunevad sünteetilised kangad nüüd oma otstarbe järgi. Et mõni sünteetiline kangas on spetsiaalselt disainitud selle jaoks, et seda saaks kasutada ka niiskes ruumis, võib-olla ka välimööbli peal. Ja teine kangas näiteks on ennekõike mõeldud, et elutuppa, et ta on hästi pehme tekstuuriga, mõnus käe all ja samas väga hästi võib-olla hooldatav ja puhastatav. Naturaalsete kangaste puhul tuleb aga silmas pidada seda, kuna nad on võib-olla natukene kergemini määrduvad ja ka venivad rohkem, siis tasuks neid kangaid eelistada ennekõike diivanitele, kus see venivus on talutav ja samamoodi kindlasti, kui teil nüüd väga palju lemmikloomi, väiksed lapsed, siis tuleb kindlasti arvestada, et selle puhastamine on selle võrra nagu keerulisem. Üldiselt on ühest kangatüübist olemas väga palju erinevaid värve, 20–50 erinevat värvitooni. Siinjuures aga tasub silmas pidada seda, et ka värvitooni valimisel tasuks lähtuda mitte ainult sellest, mis on enda lemmikvärv, vaid see, kuidas ta ruumis mõjuma hakkab. Kui me vaatame, et meil on tegemist suurema diivaniga, siis seda värvi saab ka päris palju. Ja seal kohal tasuks võib-olla jälgida, et tegemist oleks värviga, mis oleks võib-olla piisavalt neutraalne. Ja kuna diivan on tihti ka suurem väljaminek, siis et see värv meile võiks meeldida ka 2, 3 või 5 aasta pärast. Kui me võtame ka näiteks mõne tugitooli, siis sinna me võime valida julgelt nagu ka säravamaid värve, sest et seda värvi on ruumis oluliselt vähem. Samas tasub jälgida ka hele-tumedust. Näiteks üldiselt kui me võtame tumeda kanga, siis sealt hakkavad kohe välja paistma erinevad valged ebemed, heledad ebemed. Istume korraks valge kampsuniga peale või paneme korraks mingi heleda pleedi peale ja siis nende hooldamine ja selle ebemete eemaldamine on suhteliselt tülikas. Et keskmised toonid, ka toonid, millel on mingi teatav säbru sees, on selles mõttes palju praktilisemad ja pigem on heledam toon see, mis näitab vähem ebemeid välja. Samas, kui nüüd võtta päris valged ja heledad toonid, siis me peame arvestama seal teatava määrdumise juures, mis hakkab jällegi rohkem välja paistma. Seega see tõde on kuskil seal vahepeal, keskmiste toonide juures ja piisavalt neutraalsete värvide juures.